Mu kodu pole maja, see pole ka korter. Mu kodu on maa, mille rinde käib orden. Mu kodu on Eesti, selle mets ja maa. Vahel pole aega seal ilu märgata. Mu palve pole suur, kui siiski tahaks ma, et ka aastal 2066 oleks meie maal veel emakeel suus. Avame Eesti Vabariigi 108. aastapäevale pühendatud aktuse. Palume hümni laulmiseks püsti tõusta. Eesti ei ole lihtsalt riik, vaid palju enamat kui sa arvad. Küsimus on selles, kas oskad kuulata ja vaadata, et leida see võlu, mis meie kodumaal on. Ma olen sündinud ning ka elan Eestis. Ma õpin koolis eesti keele ja kultuuri kohta ning kõnelen iga päev eesti keeles. Kas ma olen saanud valida, kus ma sündida ja üles kasvada oleks tahtnud? Ei. Kui mulle oleks antud valik mujal sündida, siis ma arvatavasti poleks seda valinud. Täna aktusel kõlavad tekstid on meie kooli 7. kuni 12. klassi õpilaste mõtted Eestist ja eestlusest. Järgnevalt saab sõna Elva gümnaasiumi direktor härra Marek Sammul. Kallid Elva gümnaasiumi õpilased, head õpetajad, külalised, kogu koolipere. Ma väga tervitan teid kõiki ja soovin meile kõigile palju õnne Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Meil on täna põhjust olla väga-väga rõõmsad ja õnnelikud selle üle, et me saame sellist tähtpäeva tähistada, saame olla ise oma iseseisvas ja vabas riigis. See ei ole alati nii olnud. Mõnikord läheb meelest ära, aga tõesti, see ei ole alati nii olnud. Alles hiljuti küsis üks hää kolleeg, et kas tõesti mingit nõukogude nostalgiat ei ole? Ei ole. No tõesti ei ole. Aga mina kasvasin seal, ma mäletan venestamist, mingit lainet, mis oli siis, kui mina olin teievanune ja veel noorem. Rahvalikku liikumist keeleoskuse mahasalgamiseks, selleks, et ei võetaks ära eestikeelset haridust. Need on väikesed võitlused, mida pidasid muuhulgas ka õpilased ise Eesti Vabariigi jaoks. Kõike seda tööd tuleb ka meil jätkata. See ei ole lõppenud, see pole läbi. 93. aastal pidas Lennart Meri ühe väga suurepärase kõne, tõesti mulle kohutavalt meeldis. Küsis toona muude küsimuste hulgas, kust algab vabadus, kust algab riik. Tema rääkis ajaloost. Mina küsin täna meie käest siin,
kus ta algab, sisult, mitte kuupäevalt. Ja ma olen saanud väga selged vastused enda jaoks, muuhulgas ka siit koolimajast. Õpilaste kasvamist ja arenemist vaadates, vastutust, väärikust, nende kujunemist või nende puudumist vaadates. Meie vabadus, meie riik algavad meie igaühe igast kõige väiksemast teost. Algavad sellest, kuidas me käitume, milliseid väikeseid igapäevaseid otsuseid langetame. Jah, suuremat tähelepanu saavad suured asjad, olgu need riigi kaitseotsused või eestikeelse hariduse otsused, aga me ei tohiks nende kõrval jätta tähelepanuta neid väikeseid asju, väikseid teguseid otsuseid, mis oma loomulikku rada pidi viivad meid suurte juurde. Neid, mis valmistavad ette seda pinda, mille baasil suuri otsuseid loomulikult, loomupäraselt ja iseenesest mõistetavalt teha. Meie igapäevased hoiakud, meie enda igapäevane käitumine, igapäevased väljaütlemised, väikeste kohustuste täitmine on see, mis määrab, kas me saame olla sirge seljaga vabad inimesed või elame võlas, häbis, ülekohtus, üksi oma ülbusega. Me kõik loome iga oma teo ja iga oma ütlemisega seda, millises riigis me elame, millises koolis me käime, milline on Elva linn. Need võivad olla tigedad, lohakad, hoolimatud suhted, aga vaba ja mõnus on selline keskkond, kus ollakse üksteise vastu viisakad, kohusetundlikud, hoolivad, täidetakse oma lubadused, hoitakse üksteist. Ja just siis, kui me oleme sellised, siis me saame kooli ja riigi, kus me saame olla tõeliselt vabad oma unistuste teoks tegemisel. Ehitagem siis iga päev, igas oma teos ja ütlemises üheskoos mõnusat, meeldivat, viisakat ja üksteisest hoolivat Eesti Vabariiki. Ehitagem õigluse eest seisvat, usaldusväärset, koostöist ja rõõmsat Elva gümnaasiumi. Head vabariigi aastapäeva! Minu jaoks eestlane olemine on seenel käimine, metsas olemine, kevadel esimeste lindude laulmise kuulatamine ning suvel harva nähtud külma tuule tunnetamine. Suvi ilma kõrre otsas olevate küpsete metsmaasikateta on minu arvates kerget nurisemist väärt. Eesti on minu arust kõige ilusam ja parem koht, kus olla sündinud. Meie inimesed hoiavad üksteisest küll eemale ja on rahulikud, aga kui midagi halba peaks Eestiga juhtuma, siis võtaksid inimesed ennast kokku ja seisaksid Eesti eest. Lisaks sellele on Eestis väga palju ilusat loodust. Me peaksime seda väärtustama. Grete Koppeli esituses kõlab Liisi Koiksoi laul Sind vaid kiidan. Sind vaid kiidan, saadan lendu lauluni ma, õhetavad nurmed taamal, kuskil eemal. Linde laulab, ennast sinu rüppe kaotan, hoiad mind iial väsi, sinu käsi loodad sa,
sulle laulan, sõnad kirjuks mustriks laatan, tasakesi paitan taevast, pilve vaevast, vihma kallab, metsa kohal latvu tallab, tule ilvib juuksed lendu, kargembus loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtu sa. Võõrail mail on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Eluae aeg, eluae vahemaa, minu hing teab, kuhu ta kuulub ja seal oled sina, mu Eestimaa. Kodumaaks on mul Eesti, seda salata ei kavatse ma isegi veidi ning sees on mul eestlase süda. Eestlasena võime olla vaiksed, kui nii spordis kui ka elus on meil tugev tahe ning ma ei anna kergesti alla. Õige eestlane ei karda end ka kutsuda eestlaseks. Ta ei laiskle, kui endi kodu laguneb. Eestlane olemine on idee. Seda ideed on raske kirjeldada ja sõnadesse panna. Ütleksin, et tegu on südametundega, mis sarnaneb armastusele ja mõte teole. Järgnevalt astub meie ette noormeeste ja meeste ansambel ning me kuulame poporiid isamaalistest lauludest. Selles hullus maailmas on Eesti rahulik, hea värske õhuga ja rohke metsaga. See on minu maa, minu hing, olen elanud terve elu. Minu ja mu riigi side on eriline. Olen olnud Kaitseliidu liige ning õppinud seal tundma meie metsi ja inimesi teistsugusel tasemel. Olen aru saanud, palju see mulle tähendab ja mida kõike
olen ma nõus meie Eesti jaoks tegema. On suur rõõm, et täna on meil külas Kirde maakaitseringkonna veebel, staabiveebel Ott Sepp. Palun, sõna on teil. Nii, ma proovin seda, ma ei ole harjunud mikrofoni rääkima, ma tavaliselt räägin sellises karvaste meeste raskes lahingvarustuses inimestega ilma mikrofonita, aga ma proovin sellega hakkama saada. Nii, kõigepealt mul on väga suur au tulla siia ja rääkida teile Eestist. Ma olen 30 aastat olnud sõdur ja andnud Eestile vande. Ja see on hoopis teistsugune suhe. Vanne on midagi sellist, mida iga inimene ei anna, ja vanne annab teatud kohustused. Või paneb teatud kohustused. Teisipidi, ma olen selle 30 aasta jooksul elanud 8 erinevas riigis rohkem kui 4 kuud. Sellest 6 kuud Afganistanis, üle aasta Ameerika Ühendriikides ja 3 aastat Poolas. Nii et kui ma räägin millestki sellisest, mis Eesti minu jaoks tähendab, siis see ei ole lihtsalt mingisugune jutt, vaid see on see, mida ma ise olen tundnud. Ja sellepärast mul ei ole ka paberit. Ma räägin seda peast, sellepärast, et see on kõik siin sees olemas. Mul ei ole vaja seda paberit. Sõdurina ma olen 30 aastat aega mõelda, miks ma vande andsin. Inimesena on mul 50 aastat olnud peaaegu aega mõelda selle peale, miks Eesti minu jaoks on tähtis või mis Eesti on. Ja siin ma nüüd tulen direktori kõne juurde, kus ta ütles seda, et kust riik hakkab. Ja ma nüüd üritan teile rääkida seda, mis mina arvan, kust kohast riik hakkab. Ja ma kasutan kõiki teid aeg-ajalt ühes teises kohas. Ja mina ütlen seda, et riik hakkab seal, kust sa ütled seda, et see on minu oma. Ja mina ütlen siin kõva häälega teie ees, Eesti riik on minu oma, see on minu. See on minu oma. Aga miks see minu oma on? Miks see Hispaania ei ole minu oma? Sellepärast, et siin on minu lugu. Siin on minu lugu. Ma olen 50 aastat siin elanud. Kui te räägite mul ükskõik millist asja Eesti kohta, ühest kohast või mis iganes, siis ma arvan, et ma olen seda kuulnud. Või ma arvan, et ma olen seal käinud. Kuskil mujal ma ei ole, ma olen seda Eestis teinud. Aga see lugu ei ole lihtsalt ainult minu lugu, vaid see lugu läheb natuke pikemaks. Minu ema on siin elanud. Minu vanavanemad sündisid 1919, üle 100 aasta tagasi. Eks see lugu läheb ka ajalukku, see läheb geograafiasse, see läheb minu tunnetesse, see läheb minu perekonda, igale pool mujale. Aga see on ainult minu oma, see on minu Eesti. Aga direktor istub siin. Temal on samalaadne lugu. Erinevates kohtades natuke. Kui me nüüd istuksime temaga maha, siis ma olen 100% kindel, et me leiame mingisugused asjad, kus kohas selle elu jooksul, selle loo jooksul me oleme kokku puutunud. Kas see on läbi vanemate, on see läbi koolide, on see läbi kohtade, on see läbi tunnete, mida iganes. Mingid punktid meil on, raudselt. Ja siis ei ole see enam minu Eesti, vaid see on meie Eesti. Ja ma olen täiesti kindel, et kui ma võtan sealt tagant siilipeaga poisi kõigelt tagast nurgast, kellel on oma lugu, ja kui ma temaga istuks nüüd maha, siis ma olen täiesti kindel, et mingid asjad tulevad sealt sellised, mis muudavad selle meie looks, meie Eestiks. Aga see on selline hästi suur asi. See on suur jutt. Kõik räägivad sellest. Aga ma kerin nüüd natuke päris allapoole. Päris allapoole. Sellised asju, mis on ainult Eestis. Ja need on need asjad, mis tegelikkuses teevad sellest riigist minu riigi, minu Eesti. Ja need on palju. Need võivad olla kohad, need võivad olla inimesed, need võivad olla tunded, need võivad olla toit, mida iganes. Siin mõningad luuletustes juba tulid välja. Kõige lihtsam asi. Eriti rammus koorejäätis. Kelle see meeldib? Käed tõusid. Mulle ka. See on minu jäätis. See on minu jäätis. Ja need, kes nüüd käe püsti tõusid, see on ka teie jäätis. See on meie jäätis.
Igalühel on selle jäätisega oma lugu. Minu lugu läheb võib-olla 30 aastat tagasi, kus Vene ajal oli samasuguse maitsega jäätis. Ja see maitseb mul selle pärast. Ma olen söön seda koos oma poistega, meil on peres, kõik arvestavad seda jäätist ja kõigil on erinev maitse. 4 erinevat maitset, aga sama jäätis. Ja kõikidel on see lugu. Ja me ütleme, see on meie jäätis. Kui ma nüüd lähen Itaaliasse ja istun maha, gelato. Väga hästi maitseb. Aga mul ei ole seal mingit lugu. Ma söön seda esimest korda seal, ta väga maitsev. Aga kuramus, see minu jäätis on see eriti rammuskoore jäätis on nii. Ja veel hullem, ma ei saa itaallastega koos öelda ka, et see gelato on minu või meie oma. Sest nendel on omad lood sinna taha, aga minul ei ole. On nii. Järelikult see jäätis on meie jäätis, see on Eesti jäätis. Ja see hakkab siit pihta. Aga lähme veel edasi. Võtame nüüd selle, et võtame kohad. Te olete kõik elvakad, kellel on ema, isa või isegi vanaisa käinud Elva koolis. Nii. Teil on oma koolitee, on nii, mida mööda te tulete igal hommikul. See on teie koolitee. See on minu koolitee, ütlete endale. Teie isa käis täpselt samamoodi, sama teed pidi. Ja tema ütles ka, et see on minu koolitee. Panete selle kokku, see on meie koolitee. Ja nüüd suurendame veel natukene kõikidele elvakatele. See on meie, see on meie. Lähete Brasiiliasse, San Paulosse, perega elama, lähete kooli. Ja see on ainult teie oma. Sest keegi teine ju ei ole sealt teie perekonnas selles koolis käid, see on teie tee ainult. Ei ole enam meiet. Eestis on meie, on nii. Kuskilt mujalt ei saa seda meiet. Ja seda rida võib ühte või teist või kolmandat pidi edasi keerutada. Siin räägiti lindudest. See linnulaul kevadel. See on minu lind, laulab seal, väga ilusti laulab. Aga kõik eestlased ju kuulevad. Kõik kuulavad. See on meie lind seal. Kõige lihtsam asi, ilm väljas. See on minu ilm. See on Eesti ilm ja selle kohta mul on hea näide. Ma elasin USA-s El Pasos, mis on piirilinn Mehhikoga, see on kõrbes. Ja nende jaoks temperatuur miinustesse ei läinud. Ja hommikul helistatakse mulle, täna on snow day, kõik asjad on kinni. Kraad oli 0 ja lund sadas, aga sadas vähem kui Elvas sadas öösel. Nende jaoks oli see nende ilm. Hullumaja ilm. Mina vaatasin aknast veel, see ei ole minu ilm. Sealt ei teki meie ilma, sest see on hoopis teissugune. Ja siin võib tunnetest ja kõikidest muudest asjadest rääkida. Eesti lipp, kus meil on Eesti lipp, seal nurgas on teise taga peidus, ei ole maailma võib-olla kõige ilusam lipp. Aga see on minu oma. Järelikult on. See, et teistel on seal ilusad lõvid ja mingid ninasarvikud ja mis iganes peal, see ei tähenda. See on minu oma. Ja kui me eestlased, me istume siin, kõik vaatavad seda lippu, see on meie oma. Ja vastus nüüd direktori esitatud küsimusele, kust algab riik, mina ütlengi seda, kõik väikesed asjad selles riigi sees, iga päev, mida te tunnistate omaks ja oma peas ütlete, et see on minu oma, muutub meie omaks ja see teebki selle riigi. Kui mina astun Tallinna lennuväljal lennukist maha, siis see on spetsiifiline lõhn. See on Eesti lõhn. See on minu lõhn. Seda ei ole mitte kuskil mujal. Ja see on see, mis teeb selle Eesti eriliseks. See on minu Eesti. Ja igaüks ütleb, et see on minu Eesti, muudab selle meie Eestiks. Ei ole häid aegu, ei ole halbu aegu, kõik kogu aeg vahepeal. Ei ole selliseid, on teinekord väga suuri hetki ja väikseid hetki ja paha ja halb, aga see ei muuda fakti. Elva koolitee on minu koolitee. Eesti lipp on minu oma. Jäätis
on minu oma ja meie oma. Ja see ongi meie Eesti. See on Eesti. Ilusat vabariigi aastapäeva saabumist ja veel kord soovin teile õnne Eesti Vabariigi 108. aastapäeva puhul. Aitäh! Minu arvates tähendab eestlaseks olemine eesti keele oskamist ja siin maal põlvkonnit elamist ja Eestis üles kasvamist. Eesti kultuur, eriti muusika ja kirjandus on mulle väga südamelähedane ning tekitab uhkust. Soovime täna anda välja ka Eesti kirjanduse päeva raames toimunud võistluse võitjatele auhinnad. Palume siia selleks meie emakeele õpetajad. Tere! Ma tulen ka korraks direktori jutu juurde tagasi ja tuletan meelde, et rahvas algab raamatust. Nii et tuletame siis meelde, et 6 aega tagasi me kõik tegime ühe viktoriini 30. jaanuaril Eesti kirjanduse päeva puhul. Ja meil on siin võiduvõistkonnad. Nii et ma kutsun siia ette 7. C-klassi võistkonna koosseisus Märten Oras, Mattias Piiber ja Markus Parksepp. Ja siis 8. klasside võiduvõistkond 8B koosseisus Kertu Siirak, Miina Pärtel, Minna Valdman ja Pia Rebane. Suur aitäh ja ilusat pidupäeva! Tähtsat osa mängib rahvustunnetuses kultuur. See ilmneb ülevas tundes, laulupeol mesipuud kuuldes. Laulupidu on mulle väga oluline. Väga paljud ei saa aru, kui meeletult võimas tunne on nii laulda kui ka kuulata laulupeol. See ei ole tavaline suur pidu, vaid suur pidu, kus kõik on kuidagi omad. Eesti laulupidu on üks vägevamaid sündmusi ja seda vaatamas käies tundub, et eestlus on tõesti vägev. Järgnevalt kuulete Neidude koori esituses Liidia Koidula sõnadele Rein Rannapi poolt kirjutatud Eesti muld ja süda. Dirigeerib Merike Allik. Head olen neid ja paha
tasakesi triivime lootuse laintes, vabades lehvimas kõigi me maines. Et küüru ei vajuks iial me selg, sirge ja tugev oleks püsimistelg. Kas kutsuvad uued tuuled või kimbutab viha? End leian alati su juurest, see on kodumaa iha. Õnn pole kaotatud ega ka leitud, vaid peitub me sees. Tänu sulle, Eesti, alati puhkab mu meel. Teie ette on valmis seadmas end Elva gümnaasiumi õpetajate naiskoor, kelle esituses kuuleme pala Üle Maarjamaa, autoriks Triina Arag ning teise palana kõlav ühendkoori esitused Olen sinu üle uhke Eestimaa, dirigeerib Merike Allik, klaveril Meelis Roosaar. Siinsed vägevad puud, üle Maarjamaa mängid, hoidku sind omades üles, aidaku kasvada üles, kasvada päikese kaisu, üle pillede ilu, ükskord siruta tuksa, veel on aega, veel pole nilu. Kuu künnab tumedast laevast järvele maa, künnab valgusena, linn saab korraga jume. Hetkega võites on lõunapuu, tulpide tuline rada, vii mind koju, koju, vii mind koju. Siinsed vägevad puud, üle Maarjamaa mängid, hoidku sind omades üles, aidaku kasvada üles, kasvada päikese
Eesti Vabariigi sünnipäeval musta leiba ja kama süües tuleb suur naeratus näole, et meie rahvustoiduks ei ole juustupurger friikartulitega. Meie Eesti elus on rõõmsaid asju ja sündmusi. Meie loodus on ilus, hümn on vapustav, maaelu on lõbus, on asju, mida nautida. Ilusat eesseisvat vabariigi aastapäeva ja head vaheaega.